oleme toonud ürgsesse Eesti metsa 6 sisuloojat. Ning see, kes siit viimasena lahkub, võidab 1000 eurot. Väljakutse algab nüüd! Juba ei osse või? Meil on aeg kantud või? Väike loojub, kurat, muidugi aega on vähe. See jääb võib-olla natuke liiga kaugeks. Siis ma ei saagi siin olla ju. Plaan on kuhugi siia teha, oma pisike onnikene. Ma ei taha olla siin metsas enam, ma ei saa aru. Ma tahan ära siit minna kohe, kui võimalik. Teid ootab ees Eesti esimene tõsielusari mitmepäevasest ellujäämisväljakutsest metsas, kus 6 ägedat sisuloojat proovivad vähese varustuse ja toiduga metsas hakkama saada. Ning igal osalejal on vaid üks eesmärk. Olla metsas kauem kui keegi teine. Seega te näete, kuidas parimatest sõpradest saavad vaenlased, tsiviilinimestest saavad metslased ja lõpuks kes lahkub metsast 1000 eurot rikkamana. Kuid kuna siiski tegemist ei olnud ellujäämise ekspertidega, siis vahetult enne metsa minemist saime osalejatega Kurna pargis kokku, kus nad said võimaluse lisaks enda riietele võtta metsa kaasa ka natuke toitu ja lisavarustust. Aga ma arvan, et teil on nüüd päris hea ülevaade, mida oodata. Seega alustame poe väljakutsega. On strateegiad valmis, kuidas saate ellu? Varmo! Ma võidan selle! Watch this! Võidavad oma ümbrikud. Teil on raha 50 eurot, aega 30 minutit, et osta endale kogu toit ja ellujäämisvarustus. Ma mõtlesin 2 sotti vähemalt. 100-ga saaks veel hakkama. Kas see Mida sa naerad? Väljakutse alaku! Nii. Avage uksed. Mis strateegia on? Strateegia asia räägin nästa. Strateegia on see, et kuna ma arvasin 2 korda rohkem, siis ma pean 2 korda vähendama praegust enda plaane. Aga ma ütlen ausalt, võrkkiik magamiskotti, that's it. Võrkkiik ja magamiskotti, we're balling. Võib-olla ma ostan selle rahast, et nagu jäätist ja olen siin paar tundi ja siis ujun ja... Ma pead ikkagi Eesti naisi... Esildama muidugi. Ma tegelikult olen väga hea sellest, aga ma pole kedagi väga öelnud. Nad arvavad, ma olen väga nõrk. Aga ma olen metsas magan väga palju. Ma pean nüüd keskenduma eemale. Palju sul raha on? Polegi või? 50 eurot. Ma pean süüa ostma, ma pean kõike ostma sellest. Gerhard, mis on strateegia? Mul ei ole strateegiat enam 50 eurot. Mul oli strateegia vähemalt 200 eurost. Oliver, strateegia? Minu strateegia leida kõige esimesele magamisasjad. Ja, kuule, ma vist leidsin. 35 euri või? Ma arvan, ma lepin 6 okstega. Strateegia on, ma otsisin välja, ma ei saanud küll seda nuga, mis ma tahtsin, sest seda ei ole hetkel. Aga ma ei tahtnud kokku käivat nuga, sest see ju murdub ära, aga ma ei tea, kas teised teavad seda. Nii et ma olen hetkel rahul, ma olen väga rahul. Pool tundi on aega või? Välja tõtta. 10 eurot. Oota, palju mul on? 20, 10, siis on ju 30, siis on 20 euri toidu üks. Piisab. Ja, võtame selle 10 euro sinna. Super, aitäh. 16 eurot on nüüd jäänud. Nüüd lähme Selveri. Kui enesekindel oled? 10 palli süsteemis tegelikult 10. Panid võita? Ma olen 1000 peale välja. Siin on need noad. Samas nagu, ma ei saa ju võtta nuga, see on 10 euri. I'm cooked, man. Ma on küll täiega ma nuga, mis selle vaikse? Aga mis sa teed maaga reaalselt? See on nii lihtsalt, teil on noaga palju teha. Näiteks mida? Minu meelest tundub natuke halb. Miks? Sest et ma ei saa märjaks ja külm on ka. Aga mis alternatiiv on? Olegi ehitan ise onni. Ehita ise onni, aga nagu millest? Siis teed endale katte. Ma ei hakka sulle praegu minema, jah. Ei, mul mõtted on. Aga las ma korra mõtlen, siis meil aeg on, ma ei pea sendima kohe. Nii. Kui ma oleks Minecraftis, mida ma teeks? Jah, Kris, mõtle väga hoolikalt.
sest see, mille peale sa 50 eurot kulutad, määrab väga suures osas sinu ellujäämisvõimalused ja saatuse selles väljakutses. Aga aega raisata pole, sul on jäänud vaid 17 minutit. 10 eurot toidul on liiga vähe või? Sest isegi kui ma ostan väga magamisesse, aga mul on kõtu nii tühi, siis sealt ei tule mingi tund, nagu vahet pole ükskõik kui mõnus ma endale teen selle. Okei, võib rohkem toitu. Kus maksta saab? Ma kardan, et mul jääb isegi üle, ma ei ole praegu arvutanud, sest mul on väga kiire. Mida sa siis Decathlonist ostsid? Ma ostsin ainult magamiskotti ja siis sokid. Ja ma ehitan varjalus ise endale. Tegelikult mulle meeldib ehitada. Tuli meelde, et meil ei tohtinud ju hambaharju ja asju ka olla. Kõige odavam hambahari. Iga sent on arvel. Kuidas on emotsioonid? Söön ennast kõhu nii täis, et mul ei hakka külm. Mis su strateegia on toidu osas? Hästi palju. Ja midagi ei tohi pahaks ka minna, ma plaanin ikkagi kaua olla. Kui kaua? Nii kaua, kuni ma suudan. Sügiseni. Oled sa kindel, et su magamiskotti pole vaja? Ei, no vaata mind. Ma soepesu ka all. Ma tahaks onni ehitada, mis on hea. Nööri, kirves, madrats. Matkaosakonnast leiate? Matkaosakond on siis seal täiesti. Jaa, täiesti. Mis sul praegu on? Prügikott, riis, sool, hambahari, hambapasta. Nüüd võtan 5-liitrise vee. Sa saad minna vaadata, luurata, mida Hensu võtab. Leiba. Ei, Hensu ei tea midagi. Välja teeta. See läheb kindlasti. Okei, jaa. Katilokk. 30 euri päeva. Katilokk. 42 au, see ei ole loogiline. Ma ei saa kuidagi teistmoodi. Jama on selles, et ma olen ostnud 2 7-liitrist vett, hambapasta ja hambaharja ja mul on juba kellad. Mul on alles natuke alla 13 euro, aga selle jaoks, kuna ma ei saanud endale katust, siis ma pean ostma siit kinded, millega ma saan hakata puid maha võtma, sest muidu lähevad käed vaiguseks ja siis läheb olukord päris keeruliseks. No nii, mina olen siin poolt valmis. Ma arvan, et minul ja Aleksil on veekindel ja kuulikindel plaan, ma mõtlen teile ausalt. Nii, mul 14 euri veel. Ma olen selkus ja nüüd ostame siit krõpsu ja limpsi. Laseme hullõuna. Hullõuna on tagasi. Mul jääb 9 euri alles. Easy kukkeri pirukas. Yes, sir. 52 senti, võtame 4 tükki, see on 2 euri maas. Mul on 7 euri veel. Võiks võtta väikse pakid tatleid. 1,15 sobib. Selveri enda kaerahelbed. Suurepärane. Reserv peale, see konserv. Seda võtamegi. 7 euri ja leiba. 7 euri, siin ei ole leib, see on kommid. Palju kommid maksavad? Ja nende eest ma tean, ma saan palju äri teha, nii et võtame ühe äri jaoks. Puljong, soodukaga, no super, jumal, ma saan niimoodi suppi süüa. Kepsut. I ain't going nowhere without kepsut. Võtame šokolaadi ka või? Palju on? Kismeti ka, palju mul jääb? 2 euri. Kepsut. Kõik odavama salvest. 2,50 krõpsu ka võtta ju. Kõik, mis ma plaanisin süüa võtta, ma sain võetud. Ainukene probleem, mis nüüd on see, et ma ei tea, kus ma magan täna. Kõik osalejad on nüüd kulutanud oma 50 eurot viimase sendini ning igaühel on paigas oma unikaalne varustus, söök ja strateegia. Seega edasi me viisime sisuloojad sügavale metsa, kus hakkab selguma, kelle plaan peab vastu, kelle vaim ei murdu ja kes suudab teistest kauem metsas ellu jääda. Väljakutse algab nii! Ma olen ujuma! Juba jookse või? Nii, meil on vaja leida, kus elama hakata. Okei, ma tegin nalja. Nii, võtame oma asjad. Hakkame vaikselt vaatama siis. Meil on aeg kantud või? Väike loojub, kurat, muidugi aega on vähe. Võtame siis kaardi kätte nii, nagu peaks olemas. Mega suur ala tegelikult, ei hakka valekama isegi. See jääb võib-olla natuke liiga kaugeks. Siis ma ei saagi siin olla ju. On meil üldse pointi siia mäkkroniida? Ei siin mõtlet. Oota, mis seened need on? Kelle saame kiirelt? No ma ei tea. Võta, Aleks, võta. Ussitan traibe. Aga see on lisaproteiin, mees, jäta meelde. No kurat, ta on ikka ussitan, ma ei tea. Mees, ussid ongi head kõhule. Teevad puhtaks. Võtan suuna selle riigimetsa suunas. Kui ma hakkan onni ehitama, siis mul on vaja puid rohkem vabamalt kasutada. Siin on see riigimetsa osa. Siuke mingi nurk on siin põhimõtteliselt, kuhu võib nagu sisse poole minna.
las ma selgitan teile, mis nurgast Hensu räägib. Siin on mängukaart ning see kollane joon määrab ala, kus sees osalejad tegutseda tohivad. Seda siis ohutusnõuete pärast, et vajadusel me ei peaks kedagi kuskil 3 kilomeetri kauguselt päästma hakkama. Igatahes, osalejatel on 2 täiesti erineva otstarbega ala, kus nad tegutseda võivad. Esimene ala on riigimets. Just seda läkski Hensu esimesena avastama. Ning sealt tohivad osalised hankida kõik materjali, mida nad onnide ehitamiseks vajavad. Ning see suurem ala on osalejate peamine tegutsemispaik. Seal võib ehitada, ööbida ja chillida. Kuid kuna tegemist on looduskaitsealaga, ei tohi elusloodust häirida ega kahjustada. On oluline veel lisada, et kõik meie tegevused on RMK-ga läbi räägitud ning me järgime nende juhiseid, et loodus jääks pärast selliseks, nagu ta varem oli. Aga vaatame nüüd edasi, kuidas osalised oma uut mänguväljakut avastasid. Su tahame käia siit äärest või läheme hakkame siit käima? Ma ise läheks võib-olla Tuleme enne maja tagant sinna kohe. Lähme siis sealt sinna. Oot. Ei, see tundub mingi siit tasi. Aga kuidas tead, mis sa siin siit? Seeni sööga, kui peab, siis hakkame seeniga sööma. Nii, mis seal üleval oli? Ei, seal on jumala palju, mine vaata. Seal on räigelt mees, kusjuures seal on mingi kukeseened või midagi. Ahah. Ehk siis siin ei ole mitte midagi. Kuule, me pidime häid suhkeid. Ei, aga kõigiga ei saagi, see on võimatu kõigiga. Me peame ikka mingid enemi päevad olema. Nii, ma ei tea ühtegi sõlme nagu. Nii, ma isegi hakka mõõtma, mis mul üle jääb, ega noh. Issand jumal. Võib-olla üks targemaid asju, mida ma olen kunagi teinud. Kõik on kontrolli all. Nad juba selle sätivad sinna. Kas nad sättivad mida? Sa ei tahtnudki siia või? Sa ei tahtnudki siia? Karud käivad jõe ääres muiduks. See on äge koht. See peab olema ju oja ju. See on ju see värske vesi. Arvata. See peaks olema allikavesi ju. Vaata kui. Ta on väga puhas välja, aga ma jooksin siit last resort. Sest nagu ma lootsingi selle peale, et siin peab mingi allikas olema. No ma võin esimesel päeval juua. Kui ma ellu jään, siis järgnevad päevad on safe, vaata. Okei. Ja ärme teistele räägi, kui sealt oma pudeleid täidame. Ja ütleme, et see on ürgine ja mingi... See on siis see, mille te lõhute maha, jah? Oota, need puud võtta siit või? See on ju free puud kohe praegu, tõmmata plats siia samma püsti ja võtame need puud ja lükkame. Meil on kohe 1 000 000 puud siin, me peab kõndima kaugele otsima, kohe hakkame lihtsalt ehitama. Aga see tundus siuke mõnus sauk. Et tegelikult äkki on kuskil ägedaid kuuskid. Ma pean ikkagi natuke tutvuma veel. Tšau! Ära liiga kade ole. Kusjuures väga hea koht. On ju? Väga hea. Sääsed, neile meeldib veekogu ja see veekogu ääres on väga hea. Mida iganes. Oled kade. Natukene. Siin ma kuulen ka hääli. Natukene. Ei, see on nii jama, me peame ära kleimima seda kuidagi. Oja, siin liigub oja, sinna poole. Ei. Sina tee kiirelt onni. Ma hajutan nende tähelepanu. Aleks, meid on siia poole, on ja? Aleks, ja muidugi suuremast veekogus läheb alati. No nii, nüüd... Ja ei, siit ei saa midagi. Me ei saa. Siia ei ole mõtet tulla. Äkki me saame midagi. Noh, sinna poole muidu jääb see peamine pool. Ma mõtlesin, et me võiksime ikkagi teha koostööd. Ei, no absoluutselt. Aleks, tule oma lappi, las lähed edasi vaatama, uurima. Tule oma lappe. Poolt tiimi ma teist usaldan. Teist poolt ei tea. Nüüd lahendage ära sama. Saame kõik see fucking endale praegu. Aga mida me teeme sellega? Vaata, mul on mõte, kui ma paneme telgid püsti, on ju. Ja siis peale üks pikk. Ja siis saabki panna need Tavai, hakkame püsti. Meil on siin 100 palki olemas. We're winning this, bro. We're winning this. Okei, calm down. Me ei tohi ära tõusta. True. Nagu ikka inimene tahab kogu aeg leida midagi paremat, olla kuskil paremas kohas. Äkki see järgmine koht, kui ma lähen, äkki see on parem. Tegelikult esimene koht, mis ma välja vaatasin, tundub väga okei. Ma vaatan, kuule, mis nemad küll. Plaan on kuhugi siia teha, oma pisike onnikene. Sest et siin on väga palju ägedat platsi, seal pool rohkem võsa. Ja ma näen, et konkurentsid juba tulevad ka sealt poolt siia poole. Gerhard. Muidu sa saad siin teha nii-öelda koostööd teistega või sa proovid olla Lonely Wolf? Ma Gerhardi kõrval ikka Lonely Wolf, sest ma tean, et ta vajab täie rauaga. Nii et teda ma üritan väga mitte aidata.
Nagu videost näha, on igal osalejal vaba voli otsustada, kas teha teistega koostööd või mitte. Oliveri strateegia on näiteks üksinda hakkama saada. Kris ja Aleksei vastu, kuigi nad polnud varem eriti suhelnud, nägid Decathlonis 2 poolikut telki ja otsustasid need üheks kokku panna ning üldse proovida väljakutse võita tiimina. Gerhard, ma saan aru, et sa siis teed tiimitööd. Ei, mina plaanin kõigiga hästi läbi saada. Miks ma pean piifima? Täpselt. Kris poiss on ainuke, kellega siin, aga vaatame, küll me temast saame ka täna öösel, ma arvan, jagu, aga homme hommikul. Tal on külm ja paha all. Arvad nii? Ma arvan küll. Ma olen sinna, kus ma alguses plaanisin. No nii, kas peab või ei pea? Hakkame sai! Täitsa uskumatu! Ma nüüd istun siin pool tundi ja olen rõõmus, ma arvan. Oi, tere! Oliver leidis lõpuks ometi endale perfektse eluaseme. Aga probleem on selles, et rännak campusseni on ikka korralik ettevõtmine. See meil on võimalused veel kord. Meil on siin vohla, meil on seal mustikat on ka veel. Ma nii lootsin selle peale, sest mul on ikka puutrused, järgi. Ma võin siia jäädagi, aga kartma ei hakka. Me saime ikka jackpoti. Vaatame korras sinna. Karjus. See on täitsa nagu ilus. See on vist veepulin. Väga hea rahustav ambience. No hiljem peab selle onni ära lõhkuma, vaata, jätma endast puhta pinna, see on ainuke asi. Jaa, ei, me võtame selle onni kindlasti pärast maha ka, ega me siin loodust ei rüveta. Niimoodi nagu see onn sai jäetud, on meie jäta enda onni. Ilmateade näitab kurbasid asju. Kas riskid, et vihma ei saja? Või siis lämbuda prügikotis? See on väga raske. Mees, ma arvan, et võiks teha mingi tollimaksu siia. Vaata, sest nad kõitavad siit läbi käia kogu aeg. See on tee, noh. No see oleks päätäiest nagu. Jah, me saame toitu vett selle eest, ütleme mingi. Meil peab olema mingi põhjus. Me teeme teid tehuks ja põrmuks või midagi. Meil on odad valmis tehtud. Jah, enne me ei saa, jah. Me kuidagi olema ähvardavad. Eks me teeme odad ja vibud, sest need ongi, et tollimaks, make sense. Me paneme odad kas või sinna poole niimoodi. Jah, et ärge siia tulge. Tulete hea meelega, aga makske natuke. Vai teeme ära selle. See ala tundub tegelikult päris hea. Siin on hästi palju ruumi. Ma siit väga kaugele minna ei taha. Ma tahaks natukene ikka olla ka teiste lähedal, aga mitte liiga lähedal. Ja me kindlasti peame vaatama ka ülesse, kui palju puud katavad taevast, et vihma meile peale ei sajaks, sest et mossin ainult 2 asja. Meil on madrats ja meil on magamiskott. Me ei saa endale lubada nagu katuseta varju. Täna peab väga palju leiutama, ilmtingimata. Enamus sisulajate strateegiks on see, et ollakse koos, aidatakse üksteist, ehitatakse koos mingeid onne, tehakse campsite, aga Hensu on täiesti eraldi ja nüüd me peame ka teda otsima. Läbi vaatame, kuidas see läheb. See on väga rahuliku kohakes endale siia leidnud. Ma leidsin mustika ja pohla koha. Ma leidsin kukkeseeni ka juba, aga siin on korjamas käidud. Kõige esimene asi, et vaatad ringi, et ei oleks puid, mis võiks pähe kukkuda, on ju pool mädanent. Mõtlesin, ma proovin siia, sest siin nagu ei vetru nii väga kui mujal. Ja see tähendab, et ei ole väga vesine? Jah. Väga kena kohake. Aitäh teile, olete tagasi oodatud iga kell. Ei tule. Mida? Kuid, et tagada kõige paremad võimalused metsas ellujäämiseks, me oleme kutsunud siia metsaeksperti nimega Päivi, kes just jõudis. Lähme ütleme tšau. Nii, aga enne kui ma üldse ennast tutvustama hakkan ja päris asjaga pihta, siis kõige esimene väljakutse teil. Jah, et too eelnev 30-minutiline poeskäik ei otsustaks täielikult võitjat, siis iga päev me hakkame tegema osalistele ellujäämismänge, millega on võimalik võita eeliseid, näiteks lisavarustust, toitu või isegi võimu. Kuid nende mängude kaotajate saatuseks võib tulla vastupidine. Nad on siin samas. Tehes seda võistlust pingelisemaks ja viies neid veelgi kaugemale 1000-eurosest võidufondist. Aga alustame esimese mänguga, mille reegleid ellujäämisekspert Päivi nüüd osalistele tutvustab. Te saite endale ilusad pudelid, mida Eesti loodusest võib ka päris palju leida tänu hoolimatutele inimestele. Ja esimene väljakutse on teil täita see pudel loodusest leitud puhta joodava veega. Ja see, kes esimesena puhta joodava vee leiab, võidab ühe väga hea eelise. Aga kui keegi toob vee, mis ei kõlba joogiveeks, siis ta kukub tervest väljakutsest välja ja saadetakse tagasi koju.
aga läks. Esimene, kes toob. Palju see tooma peab? See ei ole joodav, see ei ole joodav. Allika vesi. Ega see sita. Võtame siit sütt, laseme sinu pudelist läbi, laseme minu pudelist. Ja siis spliitime auhinnaga. Meil on vaja kive, sütt, liiva, sealt läbi 2 korda. Kas see on puhas vesi? See ei ole võimalik. Ma vaatan mõtlema, et see pole puhas. Kus Kris on? Keegi on näinud või? Lasid läbi soki või? Nojah. Aga sa ei tohi koppida. Ei, ma ei plaanigi. Süsi on võib-olla hea. Oot, mis sa nüüd teed? Ma ei tea, on see loll või? Ära meie lõpet. Ära ütle jah. Ma panen siia kultuurkihid. Alustame söest, kõige peenem. Kas see on süsi või tuhk? Ma ei tea nüüd. Mis see on tuhk? Kõike natukene. Mukkusin. Sorry, ma lopen. Oh, siit ma küll nüüd liiva ei saa. Ma teadsin kohe, kõik jooksid tagasi nagu lambad. Vanad jooksid oma veega tagasi. Jooge. Väga haige. Mida te naerate? Kuidas te... Enne oleks joon, täna me jooks. Tegelikult sokist vist piisab ka, peaaegu. No proovi. Proovin. Varsti peame ära minema siit muidu. Meil on Aleksiga 2 peale plaan. Esiteks filtreerime vee läbi, mis on juba tegelikult väga puhas vesi. Ja peale seda me keedame selle vee ära. Kurat, siin on... No ei, see ei ole puhas. Et kui samblast pigistada. Samblast pigistada? Seda niiskust, mis tal sees on? Ja. Ta on ikka seisev vesi, seal on igasugused mikroobid ja tegelased elavad sees. Ma jooksin 70 kilomeetrit metsas, et allikat leida. Ja ma ei leidnud. Oliver, mis plaan on? Gerhard ütles, et see vesi on joodav. Gerhard? Jah, tema vanaema kaev oli ka selline. No tegelikult. Ma näitan Krisile seda vett. Kris! Vaata, see on ju sulaselge. Vaata seda. Ma maitsesin mulle nagu... Vaata, kui sulaselge see on. See on kollakas. See on sulaselge. On ära oli. Oota. On ära oli või? Kommentaarid? Ootamatu asjade käik. Meie teame seda, et enamjaolt Eesti voolavad veed on joodavad. Selle väljakutse eesmärk ei ole tegelikult niivõrd panna proovile oskust metsast vett leida, vaid midagi, mis on ellujäämiseks palju tähtsam. Ja selleks on kiirete otsuste tegemine ja endale kindlaks jäämine. Sest kui kaalul on elu ja surm, ei tehta otsuseid ainuüksi faktide põhjal, vaid tuleb usaldada oma sisetunnet. Teile ausalt, rahvas. Asi on praegu keeruline, sellepärast ma ei saa täpselt aru, kus me peaks seda vett saama. See tundub minu jaoks natuke liiga lihtne, et siit samast saad võtta ja tood siia, nagu see on lihtsalt, kurat, midagi peab olema, ma ei usu. No nagu täitsa puhas. Ma võin ju... Jumala normaalne vesi. See on... Proovi. No proovi. Kui lähedal on metsa puhas vesi kaevuveele? Vee puhtus selles mõttes, et kui ohtlik või õhutu või joodav, meile on see visuaalselt, me seda tegelikult nii hästi ära ei ütle. Kas te võtate seda rohkem maitse järgi? No kõik asjad kokku, jah. Kust te selle võtsite? Milline ta välja näeb? See, kus me võtsime ka. Oliver, kui ma oleks su isa, ma ütleks sulle ei. Kris, ma jooks seda, kui ma saavad need kankud otsa. Ma lähengi sinna ja ma hakkan seda vett jooma päriselt, sest see on joodav. Aga proovi siis. Sa oleks ammu surnud juba, kui sa nii kaua jokutad. Ma oleks selle ära joonud juba kõik, sest et see on nii hea vesi. See on nagu päris Saaremaa joogivesina. Sa pead tegema otsuse. Ma ei vii ära. Ma ei vii. See on esimese katse, mis siit välja tuleb. Kohe võitlesid taha ühte konkurentsi. Nüüd ootab, kuni vesi teema. Ei, see läks sitasemaks. Vaadake, kui puhas see vesi on. Vaadake. Täitsa haige, kuulge. Sellega võiks kandideerida küll ju. Ja see peamine küsimus, kas sa ise jooksid seda? Ja. Ma jooksin teie valguses. Kumba sa jooksid vett ennem? Kas seda seal või sokivett? See on puhas sokk. See on puhas sokk. Esimene julge. Ma jõin seda juba ka. Nii räägime see. Kus see vesi tuli? Viin läbi minu puhta soki esiteks. Kohekordne. Kus sa võtsid vee? Allikast. Allikast? Ja. Jah. Siin on teistud leidsid allika. See ei ole allikas, see on lihtsalt oja. Oja. Siis oja, okei. Voolas, vesi voolas. Vesi voolas, täiega voolas. Siis 2-kordne riidefilter, sammal. Võtsin ära mulla, sütt,
peenemat, paksemat ja siis panin paar kivikest ja natuke liiva. Mis eesmärgil need kivid ja liiv seal sees? Et filtreerida. Okay. Ja ma võin selle kõik juua. Jah, lõhnab nagu... Vesi. No, päris. Võib ka. Maitseb nagu... Vesi. Sokk. Kerget sokki. Kerget sammat. Jah, kõik on nagu peab. Kõik on nagu peab. Aga ohtlik see vesi kindlasti meil ei ole. Sina sakid! Tegelikult kõige puhtam variant praegu oleks otsese jooksva veega kraavivesi, et ta ei ole. Mis Kris, sa ei saaks nüüd anda? Said. Oh my god, yeah! Ja eelis, mille sa oled võitnud, on õng! Oleks. Yes! Mida? Kalamees. Ma õpetan seda. Me saame kala. Ja ma ükskord käisin kalal bambusest ridvaga. See ei läinud hästi. Ma ei saanud ühtegi kala lõigata, aga aitäh. Kes see kala on? Vaata, ta ei ole praegu oma selle kingiga rahul, aga millega ta oleks rahul? See ei läinud hästi. Mis ta oma võimu silmas mõtles, et nagu, kurat, kui selle saaks ühe. Kes tahab ära osta? Meie oleme esimene. Mis sa pakud sellest? Pärast ta nägime, äkki meil on paar mõtet, aga... Mis sa ise sooviksid? Ära ütle ka Kui sa võidad, siis ma tahan sellest raha saada. Juba sellised... Kuule, see on märkimisväärne edu, see ei mõista seda. See on juba liiga... Okei, ma hea meelega püüan ise kala ja rikun ta rõnga ära. Aga mõtlesin, et ma saan midagi paremat. Kallid osalejad, äkki teeks selle ellujäämiskoolituse läbi? Jep. Peamine põhjus, miks me ellujäämiseksperdi Päivi Metsa kutsusime, oli tegelikult selleks, et osalejad saaksid küsida kõik oma küsimused seoses metsas ellujäämisega ning õppida, kuidas järgnevate päevade jooksul tegutseda targemalt ja ohutumalt. Aga alustuseks võiks rääkida selle vee teema ära. Põhireegel selline, et kõik veekogud, kus vesi voolab, on Eesti looduses piisavalt puhtad, et neid värskelt ilma puhastamata juua. See oleks töötanud. Aga me oleks selle õngega niikuinii teinud midagi. Kindlasti kõige paremini toiminud meetod oleks vee keetmine. Kui ma vett keedan, kui kaua ma pean tal keeda laskma? See oleneb jälle, kust sa selle vee võtad. Kui kuskilt siit loodusest piisab 1 minutist. Nii, aga kas ma tutvustan nüüd ka ennast? Mina olen Päivi ja mina tulen RMK-st. Väljaõppe olen mina saanud Rootsis. Lähme kohe küsimuste ja vastamiste voorule. Kui ütleme karu, et ütleme, ma seal teistest rollis üksinda. Kas ütleme, kui ma kuulen mingid, ma ei tea, kas see on ju karu, aga et ümberring, kas ma peaksin häält tegema seal sees või mitte siis? Kui su eesmärk on teda ligi meelitada või ära ajada? Et siis peaksin ju vaikuses ootama või mis ma nagu... Kui sa ikka kuuled kellegi mitte samme tulemas keset pimedat tööd, siis muidugi teed häält. Sest karu ja kõik muud metsloomad, karud kohe eriti, kardavad inimest ikka meeletult. Kui üleelamisest rääkida, siis on seal mõned sellised põhireeglid. Et üks on number 3 reegel, et 3 minutit suudab inimene olla ilma õhuta, siis 3 päeva ilma milleta. Toiduta. Vesi, 3 nädalat. Ilma veeta. 3 nädalat ilma toiduta. Aga 3 tundi saab ka sinna vahele pista. Suvel on see muidugi natukene pikem aeg, aga siuke Eesti keskmine aastalõikes keskmine temperatuur on see, kus 3 tundi ilma lisasoojuseta ehk siis lükketa. Me saame olla ilma varjuta, ilma soojuseta. Mis te arvate, mis see temperatuur peab olema, et inimene alajahtuks ühe ööga näiteks? 25 kraadi, 20 kraadi. Ole ära külmunud veel, ma ei tea. -5. Tegelikult on ikkagi siuke tavaline suve öötemperatuur, siuke 20 kraadi ja inimesed alajahtuvad ära pargipingil. Enamus juhtudel jah, tõesti inimesed alajahtuvad alkoholijoobes olles. Mis protsess seal reaalselt nagu töötab? Et ütleme, millal see nagu juhtub, et sul keha seiskub või mis seal juhtub? Kui keha saavutab 28 temperatuuri, siis ei ole midagi päästa enam. Aga kui ma magan ja ma olen kaine, ikkagi enne, kui ma päris ära hakkan jahtuma, nagu kas mu keha äratab mind üles ka? Ja kui sa oled piisavalt tark, kui meil tekivad tugevad külmavärinad ja vappumine, see on juba see aeg, kus tark inimene saab aru, et tuleb midagi teha. Kuidas siin need ellujääjad siis peaksid öössel käituma, et nad ei jahtuks ja ei saaks surma? Mis on väga hea nipp, on kivid
mida kasutada radiaatorina. Kui te neid lõkkes soojendate ja tassite endale pärast onni külje alla, siis need hoiavad üsna kaua sooja enda riided, kindlasti müts pähe. Ja kellel nüüd ei ole magamiskotte, kuidas te olete mõelnud? Soe jope. Mul on paksud püksid traksidega ja siis on suur paks jope, mul soepesu ka siin all. Ka prügikotid. Mõtlesin madratsid teha, et panen selle sodi sinna sisse ja siis selle peal. Väga tark. Aga mida peaksid tegema hämmokis magajad, kellel kui vihm hakkab sadama? Ma näitan, mida peaks tegema. Mul see on tehtud. Kate, vihmakate, kila eest. Kadust tuleb ehitada. Sa võid kaitse pugeda. Mitte kunagi. Eks sa siis pead koju minema. Aga et osalistel oleks võimalik öö üle elada ja jätkata võistlemist 1000 euro nimel, lasime neil asuda tagasi oma onnide ehitamise juurde. Näiteks Gerhard oli hakanud ennast Miila aladele sisse seadma. Ostsid kindad? Muidugi. Sa oleks võinud kaasa võtta. Mul läks näpp haiguseks ja mul tuli meelde, et mul on kind. Oled sa metsas käinud kunagi? Ei, täiesti esimest korda. Täitsa haige. Ega tänapäeval ongi niimoodi asjad. Mina panen lihtsalt selle sisse. Aga võib-olla ma ehitan konstruktsiooni siia telgi nagu. Alati hea märk, kui puu võbiseb, aga ei, ikkagi tegelikult ma mõtlen, see jõgi on liiga lähedal. Mida lähemal see veekogul oled, seda rohkem on sääskisi. Ja sa ostsid ju võrgu endale. No nii, pakki sääsed. On mul nägu näha üldse? Või väga mitte, sest nagu jumala labe. Väga hea. Pole mingeid kindaid vaja. Või sa oled tugev. Asjad on tugevused. Ütle seda endale veel. Filmid, vaata. Ma panin siia väiksed puidustapid, et hoida kinni seda kilet. Plaan on hea. Minu plaan on luua siia varjualune. Varjualune on praegu mul nagu number. Aga see veid sketši seda puudutada, siis väga palju oksise peale panna ei saa, kukub ööse kõik näkku. Siis tuleb öösel väike üllatus, aga... See selle varjualune see eesmärk on? Vihma eest kaitsta. Ja sa katad selle mingi kilega? Ja ma võtsin kasutada oma kilekotte. Ja veel kuuse oksi peale panna. No kui ma vaatan seda konstruktsiooni, siis ma väga palju usku sellesse ei ole. No peab proovima. Metsatädi ütles mulle, et Oliver, tee silmad lahti ja vaata, sest et loodus on sinu eest ka töö ära teinud. Ma tegin silmad lahti ja vaadake. Ma leidsin siis siit maast ühe väga suure maakukku kuusepuu, et me saaks siia panna niimoodi puidud, kõik niimoodi ritta, ehk siis tekitada siuke nagu kaitseväest kohe siukse piivilaadse olukorra, et ma lihtsalt panen oksad sinna peale ja ise lähen alla peitu. Mina lähen nüüd otsima meile alust. Oe, Oliver, see tuleb see kodu või? Nii tuleb kodu, jah. Let's go. Okei, ma lähen vaatan. Hensu on siin. Tegelikult. Ei tea, mida nad kuhu nad erinevad. Ma praegu katsetan vaata, kui kõrge see jääks, kui ma paeks siia vahest see algul või. See on päris hea mõte. Jaa. Ma lähen praegu ise sinna riigimetsa. Seal on kasemets. Käisid või? Ja ma tegin kõik tiiru peale. Seal on siuke üle oja saama kõigepealt. Ma ronime sinna. Aga seal on siuke kasekas ja tundub niiske. Nii et sa kuuski näin seal üldse või? No kuusemets on sul nagu seal, aga seal ei ole madalaid kuuski, seal on kõrged kuused. No ma lähen vaatan, aga edu sulle sellega siin. Aitüma. Meil on väike progress juba tekkinud. Ma leidsin siin ka veel siukse painduva kuusepuu, mis väga hästi toetab oksi, aga siia peale veel vaja kindlasti teisi kuuseoksi, mida me peame leidma. Ja siia alla me paneme kindlasti minu madratsi ja magamiskoti. Ja taevas pole üldse puudega kaetud, nii et me peame otsima neid kuuseoksi nagu nii, et vähe ei ole. Okei, mõtlen ausalt teile. Mina väga metsa nagu oskusid mul ei ole, aga mul on mõistust. Mina olen tiimis naljamees ja pakun ägedaid asju välja. Ja Alex on see, kes teeb seda tööd. Sest ta teab täpselt, kuidas teha. See on tõesti rõve, see on mingi oja. Aga siin on kuused. Hensu, lie to me. He lied to my face. Mis pohlad need on? Kas on pohlu või? Ma võtan kaasa veits. Kattige nüüd sinna, kus Alex ehitab nagu heavily ja siis ma olen mingi siin, et kurat, see ei mahu ju kotti. No see on juba nagu onni vaadi. Kurat, Krist tuleb tagasi, ta on nii uhke. Samal ajal, kui teiste onnid jõudsalt kerkisid, otsustas Hensu Kusta juba 5. korda oma onni asukohta vahetada ning taaskord alustada otsast peale.
see on nagu kõrgem koht. Ja siis ma saaksin teha selle, panna selle suure toika. Et ma äkki kolin hoopis siia. Ja siin tundub nagu päriselt ka. Mujal oli nagu suht märg, siin on nagu kuivem. Samas on siin kõrval siinsamas see puu, kuhu tahad panna kellegi sitta. Tundub, et siin on pohlasid ja siin on mingid muid asja. Ma arvan, et see on äkki... Ma ei taha öelda kelle tema nime, aga... Samas on väike hunnik sellise suure loo. Ma ei tea. Aga Kris seevastu leidis koju jõudes 2 üllatust. See on muidugi siuke 1/30. See on jah, ma mõtlesin, et palju meil läheb, ma ei kujuta ette, aga... Kuule, aga mida sa... Wow! See, mis sa tegid, on see, mida ma ei arvanud, et sa teed. No võib-olla midagi, mis võiks teile huvi pakkuda. Näiteks? Kile. Oota, aga kus sina siis ööbid? Kuidas sa nii klõules? Mida pekki? Ma alles nüüd nägin. Kui sina pool tundi metsas uitasin, siis ma lubasin meile uue külalise. Me tegime siin sõlmi. Istasime kõike. Okei. Jaa, ma olen nõus. Omad mehed tahavad kuna sa oled siin, siis sa oled meie special eliidis. Siit alates hakkame me küsima tasu. Tollimaksu. Tollimaksu. Kuna see on põhikõnnimistee. Kile või taha, mul on mida. Nii, mis selle hind on? Ma ei tea, mis ta pakub. Äkki see, et sa tulid siia? Aborigeenid tegid niimoodi. Ütle mulle, mina Oota, ära astu mastide peale. Metslane. Ega peab lugu pidama meie alal. See on meie kodu. See on tööplatsil, objektil. Minu kodu ka. Ei. Jah. Mina arvan, et ma annan need teile, aga siis, kui mul läheb midagi kunagi vaja, teie omandist. Ei, niimoodi ka päris ei saa, et kõike nagu. Ma olin pool tundi ära, meil tekkis siviluaar. Sääskede rohkuse tõttu otsustas ka Gerhard jõe äärest ära kolida. Vau, see on tore võpsik sul. Mul on väga hea võpsik. Siin on ainult vaja natukene seinu soojendada. Mis sa arvad, kui kaua sa vastu suudad pidada? Mul on kindel aeg, kaua ma siin saan olla. 8 päeva saan olla maksimaalselt. 8 päeva päris pikka. No kõlab küll pikalt, ma arvan, et siin ikka kukub neid, ma arvan, esimest öödega ka. Aga ma arvan, vastu ma suudaks pidada. Mul enesekindlus on suurem, kui ma ei tea, kui mul päris võimed, ma arvan. Kuul siia poole teel, kuulasin ka tee peal Wim Hofi podcasti ja olen valmis. Ma arvan, nüüd on parem. Kuna too jääks liiga kõrgeks, et seal on nagu seda, sul peab olema piisavalt kompaktne, nagu me teame, et oleks seda kehasoojust ja kõik muud soojust, siis teen madalama, peapaeg sinna, jalad siia, siis ma saangi panna tõh, ja siit oleks välja kõik. Seda ma siia põrandasse ei taha seda. Ma peaksin enne seinad tegema. Kindaid oleks vaja. Peavad üksikud augud ära katma. Kuidas sa muidu tunned selle osas, et teised teevad tiimitööd? Edu. Ja tegelikult vinge on. Võttis tegelikult silmad suureks küll. Aga mis on sinu trump? Ma arvan, et vastupidavus ilma suhtes. Et kui tõesti tuleb siuke soaked ilm ja siuke hästi märg, loodan, et see baas päästab mind suuremal määral. Päikse loojumiseni on jäänud vaid loetud tunnid. Ning kui teised olid üsna enesekindlad ja võtsid asja rahulikult, siis Hensul hakkas tekkima juba väike paanika. No tšau! Sul on siin vägev onn. Midagi selle laadset. Praegu on see, et mul on totaalne paanika pärast, kuidas ma selle üle elan, sest äkki siin ei saagi magada, vaata. Ja siis, sest et ikkagi oleme mugavustega harjunud ja magamisega ja mis iganes. Teised võtsid mingid hämmokid ja asjad, et nagu ma ei tea, ma tahtsin proovida, et kuidas hakkama saan, et aga ma ei tea veel, kas ma kahetsen seda või mitte. Ühesõnaga, ma olen väga struggle boss. Mul on särk läbimärg. Kuradi võrkkiiges oleks nii lihtne olnud see osa. Siin, nagu mul on toitu on nagu siiamaani tegelikult. Aga lihtsalt ma arvan, et siin tõesti hakkab see mental käima ühel hetkel. Aga samal ajal kui Hensu muretses öö ülelamise pärast, siis kokku kolinud poisid ja nende uus tiimikaaslane Miila panid oma energia hoopis koostöötingimuste paikaseadmisele. Meil on just algus, me saab treidima hakata praegu kõik ära nagu. Ma arvan, sul on igav lihtsalt. Sa püüad nagu diile teha, millest sa ise ei ole huvitatudki. Ma arvan, see on see asi. Koguma hakata, kui te enda välja kukutte. Mul oligi vaja. Teeb õhtuse soengu pähe. Seltskond ja tollimaks ei pea maksma tulevikus. Naina selline. Ma pakkusin teilt tollimaksu, sest minu pool ma enne teid.
me olime siin enne, et haldusjaotus on juba tehtud. Mitte kedagi huvita. Ootake, me odat teeme. Ma võin kohe ka tegema hakata, kui väga vaja on. Viibud teeme homme. Ma ka. Mida sa nendega püüad? Kätega kaasa. Teid. Okay. Nii, okei. Nii, meil oligi plaan käis, noh. Plaan käis, jah. Pane sa ise. Kämblime, paneme need kuuseoksad alla täna. Neil on rohkem kasu, kui need on teie all. Ja täna ei lubanud vihma, nii et ma arvan, me ei pea katust praegu muretsema. Kas ma saan midagi teha, Kris, kasulikku veel? Võta natuke naudi puhkust. On vaja palju asju siia juurde, enne kui ma saan rahul olla. Kui peaks tulema vihma, siis ma Aleksiga lihtsalt nutame. Aga tööd on veel palju teha, võit ei ole veel lähedal, võit on kaugel ja me toome selle lähedamale. Üks asi on kindel, tänane öö tuleb kõigile külm. Aga et osalejad saaksid selleks valmis olla, käis metsaekspert Päivi läbi kõik onnid, et neid hinnata ja osalistele nõuandeid jagada. Alustame siis Miila-onnist. Siin on üks hämmok. Võimaliku vihma jaoks on siis siin vihmakiled ka või prügikottidest lõigatud kiletel. Et eks esimene öö näitab, tõenäoliselt külm saab olema. Magamiskott on ka. Ja soepesu. No vaatame, läheb jahedaks, aga ega siin midagi paremaks praeguste oludes teha ei saa. Aga 1-10, kui hea ellujäämis on seal? Praeguse ilmaga ma arvan, et siuke 6 on ikka. Katust tegelikult sul ei ole, on ju. Alt põhja alt sul hakkab külma tulema. Aga mis sa arvad siin sellest onnist? See on nüüd väga uhke loss. Praegusel juhul sellel puitehitisel seal ümber väga suurt rolli või funktsiooni ei ole. Karu siia sisse naljad ei tule, nagu karu on mingi... Aga mida teha praegu? Tõesti üritada siis need külgedel olevad augud, kas või prügikotiga või killega, kui te nüüd saate kaubale. Ei, kaubale vist ei tule praegu. Põhja alt isoleerida, siis maapinnast tuleb see põhijahedus. 1-10, kui hea? Pigem siuke 8-9 vahepeal. Okei. Aleks. See ei näita mitte sinu tööd või sinu kuidagi mõttevõimekust, aga lihtsalt seda varustust. Kui nad ei oleks koos, kui palju see oleks? Kui oleks see üks kartel. Ja kui nüüd Kris või Soome ära sureb ja Aleks on üks ja mis saab? Mis sa leidid? Ta pigem on parem kui hämmok. That's what I said! Ta on parem kui hämmok, mees, I said it! Mida ma enam teen? Skeletilaadne asi on olemas, aga materjali on nagu hea. Väga hea. On või? See on praegu kindlasti minu lemmik. Päriselt? Issand jumal! Aga siin on materjali, kuuseokse on kõvasti vaja siia peale. Seda kindlasti. Hensu õnn on üleelamist seisukohast ikka kõige võib-olla mõistlikum, kõige õigema suurusega, mis hoiab siis keha soojust ikkagi natukene kinni ka, aga natuke aeglane on, et oleks juba ammu pidanud olema valmis. Kui ma nüüd kujutan ette seda lõpptulemust, siis ma julgeks panna 9, aga ma ei ole päris kindel, kas see lõpptulemuseni jõuab täna ööseks. Mis läheb? Ma arvan, et päris hästi. Kas sa kavatsed selle seestpoolt? Ja samamoodi, panna alla. Minu esijälgsed mõtted olid natukene, jah, mul ei olnud liiga palju usku sellesse sinu mõttesse, aga tegelikult tulemus on juba üsna hea. Ta võiks olla tiba ikkagi väiksem ühe inimese jaoks. Sinu enda kehasoojus siis suudaks teda natuke küttega, et praegu ta on võib-olla veidi suur. Jahe tõenäoliselt ikkagi hakkab tihedamaks, ta tahab kindlasti veel saada. Ja seda nagu jälle poest ostetud telgivi hämmokiga väga keeruline võrrelda. Ma ütleks siuke, no kui ta nüüd saab natuke tihedamaks ja siis pääsuke 6. Aitäh, selle üle ma nuke. Võiks olla natuke väiksem, jah, aga väga hea algus on. Suur tänu. Nüüd siis oleme kõige kunstipärasema onni või pesa juures. Ma põhiliselt panustan nendele olemasoleva. Ja see sarapuu-võsa on üsna tihe, et see juba juhib seda vett üsna hästi. Emane, kui peaks tulema sooja, annab sulle kõik see, mis sul seljas on. Kuna sealt hämmoki põhja alt hakkab sul hästi palju ikkagi seda rõskust ja jahedust tulema, et siis võib-olla isegi võiksid proovida, kui sul nüüd on aega vooderdada natuke seda põrandat, seda pesa, mis sul seal on. Soojapidavuse ja sellise poole pealt ma ei saaks panna kõrgemat hinnad kui teisele hämmokile, aga kuna siin ikkagi asukoht on oluliselt parem, et ta ei ole nii avatud, ta on ikkagi siin nii-öelda võsa sees, mis hoiab tuult, siis ma peaksin panema 7,5.
7,5 on väga hästi ju. ei, see on tõesti väga hästi. Ma arvasin, et siit tuleb mingi 4 heal juhul. Arvestades praegu, mis sul on ja mida saaks juurde teha, et siis tegelikult on tõesti väga hästi. Seda on ainult rõõm kuulda. Minu meelest see tundub kõige kodusem. Jah, hästi hubane on jah, just. See on niisugune kunstipärane, mõnus. Ma juba tunnen, et alt on jahe. Nüüd, kui metsaekspert on osaliste öö üleelamise tõenäosused välja kalkuleerinud, küsime osalistelt, kes nende arvates esimesena välja kukub. Mis sa arvad, kes on esimene, kes välja kukub? Ma kuidagi tunne, et Chris Boys kibeleb kuidagi tagasi striimima. Okay, ma arvan, et Gerhard, ta on üksi, tal pole magamiskotti tegelikult, aga kes ma arvan, et võidab? Muidugi mina. Aga minu arvates võidab, ma arvan, et Hensu, kus ta teab asju. Ta tegi lõkke enne. Mis ta tegi lõkke? Ma ei taha olla ebaenesekindel, aga ma arvan, et üks potentsiaalsetest võin olla mina. Ma arvan, et Miila. Vaadake sinna, topivad kilekotte pähe ja... Ma arvan, et kodukaaslane ja naisterahvas seal ikkagi... Ei, mitte selles mõttes, et ta võtab nagu lõdvalt asja, et selles mõttes me tulime siia ikkagi nagu tegema. Et ma arvasin, et mina olen esimene, kes läheb. Asi pole selles, et kas ma enesekindel, vaid et tegelikult mul on väga palju plaane, mis mul on vaja teha, aga... Striimida. Jah, no mitte ainult striimida, paar asja veel. Kui ma jõuan väga kaugele, siis ma lihtsalt natukene lükkan neid asju. Kui sina ei kuku esimesele välja, siis kes? Ma arvan Gerhard, tal ei ole magamiskotti praegu. Gerhard arvasid sina. Aga ma ei tohtinud sulle seda. Ma ei mänginud, et ma ei tea lihtsalt. Kes kukub esimesena väljakutsest välja? Tea, ma arvan, need seal, kes on seal jõe ääres võrkkiikudes. Nad kolisid natuke. Jahetamaks ja värki. Aga ma ei tea, ma ei oska öelda, võib-olla mina, ma ei tea. Kui alguses kõik olid väga enesekindlad ja kõik olid täiesti kindlad, et võit on põhimõtteliselt juba käes, siis nüüd on inimesel kikkinud selline ebaenesekindlus. On aru saadud, et okei, see onni ehitamine ei ole võib-olla nii kerge, aga selline realistlik mõtlemine selles mõttes aitab ikkagi kaasa, et kui sa ei ole ülimalt enesekindel oma onnis, siis see pigem aitab teha oma onn väga heaks. Nii, mina ja Alex läheme nüüd uuesti oksi tooma kahe, et kott on siin ja kott on seal. Kõik tulevad jäppima sinna reaalselt. Meil töö seisab, vaata. Meil töö jumala seisab. Me tulime siia täpselt, me tulime korras siia ehitama, pildima, impeeriumit. Me ei saa nagu päevavalgust. Nii vähe ka veel. See on hea, meil on külaline, see on selts, aga natuke jäppimist. Et meil on tööd vaja teha, kurat. Tee peal eekust lehmad, nägid. Me saaks piima lüpsta. Seda ma rääkisin ka. Meil Minecraft läheb tööle. Jaa, aga nad on mingi, see oli 12 minti autosõitu, mis on siis tund vähemalt. Jah, las minna küsida peremehe käest, kas võib veits lehma. See oleks nii nice, saad aru päriselt. Siis saaks mingit kooki juba hakata. Äkki see ongi Minecraft, see vend ongi villager, me treidime, ütleme, et me teeme sulle kala. Ta annab mingi vana panni meile vastu. Jaa, viime talle vobla ja siis tema annab meile näiteks jahu. Jahu on nii nagu väike kaup. Aga kui me saame jahu ja pärmi, saad aru? Me hakkame fucking domineerima. Ma hakkan tegema. Ei, saad aru? Ma teeksin siukseid küpsetusi nagu õhtul. Piima ka, siis on nagu game over nagu. Tere külamees! Terest, jõudu! Poodi või? No, nende jaoks poodi. Sinna metsa, kust võib võtta neid kuuski väga pikk maa. Ja tänane eesmärk on see, et ma panen siis need oksad peale. Ehk ühesõnaga ma panen need kilekotid, panen sees, tekitan nagu kasvuhoone või? Ma ei tea, kui hea mõte see on või mitte. Kuule, siit tundub juba lahe, no. Aga tegelikult ta ei ole. Ma niimoodi sodioadega. Tegelikult ei tohi valgust läbi paistud, et kohad tuleb kinni panna, no vaata, no. See on mingi... Vaatame. Mõistame liita. Ja voodardasin siis ära. Tegin maadraatsi endale. Usta. Kuku. Ma tahaks need ette. Nüüd jõudsid selleks ajaks, kui ma proovin esimest korda. Kas tegelikult tahaks, et tahaks tsipa suurem ikka? No kuule. No täpselt. Ma nagu mingi prügikoti majandus on siin, ärme seda tähele pane. Aga no ütleme, et kui timutama peaks hakkama, siis ta midagi äkki kaitseb, noh. I don't know. Ma ei igast asju luuletada siin, ega mina ei tea, kui ta läheb. Kõik suured asjad hakkavad väikestest asjadest ju. Ma üritan ennast loovutada igasuguste asjadega, siis ma laulan laule vahepeal. Siis kui ma käisin üksinda, olin seal kaugel, siis ma laulsin kõvema häälega, sest
natuke keerib karvude vastu on. Aga ma arvan, et kuna ma olen särkanud täiesti läbi märksina all, siis äkki karvud tunnevad, et siin keegi lõhnab vist tõenäoliselt. Kas hirmus ei ole, et sa kõigist nii kaugel oled? Ma ei tea, ma olen rahul. Ja ma olen nagu kõrgemale, kui meil peaks mingi rets padu vihm. Ma üritan lohutada igast asju. Et siis ma ei jää äkki siia vette või äkki jõgi tõuseb üle, ei tea kunagi. Nendes saadetes on küll juhtunud. Vaata, sa tahtsingi su näidata. Kas need on pohlad või mingid? Jaa, need on pohlad. Oled kindel või? Jaa, seda praegu. Ma hakkan sulle seal ütlema, kui rahvas seal oli. Ma hakkan reetma välja. Kuna need lähevad ka salatisse ju. Davai. Vakit. Rohud üritus selle see päras oli, jah? Mine perse päriselt. Oota, ma vaatan kohe. Tule filmi. Reaalselt sööd ära või? Muidugi. Sa oled varem söönud või? Ei. Mine perse mees. Hell no, bro. Proovime fookusse saada ka. Ta on väga fookuses. Ma arvan vaataja praegu scringe'i valan. Ta on nagu hell no, ta ei söö praegu. Hell no, bro. Aga tegelikult ei tunne isegi nii hull, ma hakka vaatama. Sammustad nagu niimoodi nagu sammustad, crazy. Ta oli elus, jah. Oo, veits need kombitsad tõmbavad kinni. Oihla. Ei olnud hea, jah. Kusjuures huvitav, siuke veits vihmaussi maitsega. Miks on vend vihmausse söönud? Aus kokashow. Õige kokk teeb igat maitset. Vihmaussi ja kõredi parima koogina. Seda juhn. Karu oma või? Seda polegi mekkinud veel. Sisalik. Ära seda sööma. Oleks hoia ennast palun tagasi. Proovi nagu, joo. Filmi seda mees. Hoiame tagasi. See on kindlalt kuuseriisikas. Oota, mul on nuga kaasas. Ma ei kujutada palju kuradi see on ilus ka. Mihkel ja Maia mondivad siin ilma ussideta. Edu Mihkel Maia montimisel. See on mingi miljon eri contenti samal ajal. See näeb sitaks ilus välja. See on kindlalt nagu söögis on. Oh my. Aleksa, vana sa oled üldse? 22. Mine perse ei ole. Mis sa arvasid siis? Ma ütleme, et siin 23, 4. Vana sa oled? 23. 2000 lapsed siin, jah. Davai, teeme leegid siis. Kurjad jälle üles ja vaikselt kasvatad igat nagu asja. No tervist, kell on nüüd 7:30 ja siit on näha, et sisuloojad tiksuvad aega surnuks. Ootavad, kuni esimene välja kukuks. Kes siin on, vaatame. Miila just ütles, et ma arvan, et lõpuks keegi lahkub siit sellepärast ka, et see kaamera muutub nii tüütuks. Mis see kellak ütleb, vaatame. 7. Ma läheks kalale. Competition chillib, meie prepeerime juba homset. Ärme ütle ka, et äkki mõtled ära, et see raha prais. Ühesõnaga, nemad seal tiksuvad tuld ja siis need 2 venda on siin väga tegusad olnud. Millega te tegelenud olete? Ehitame kõik nagu meil lihtsalt ühest ja teist teise. Üks on tehtud kohe järgmine. Kas te Hensut olete näinud või? Keegi pole teda aastaid. See vend ka hustleb. Jaa, ta lükkab ka onni. Nägime teda seal metsas. Mis te nüüd teete? Nagu oota, see pole teie õng ju? Meil on diil tehtud. Me tegime lepingu. Tema saab nagu 3 kalast. Just. Olete kala püüdma, jah? Üritame jah, siin midagi keevitada. Kuigi osalised ei pruugi seda veel mõista, siis see hetk siin võib meie väljakutse lõpptulemust oluliselt muuta. Sest nii Krisil kui ka Aleksil on teistega võrreldes kõige kehvemad toiduvarud. Aga kui siin jões nüüd peaks päriselt ka kala leiduma, siis sealt püütav lisatoit võib oluliselt suurendada poiste šansse väljakutse võita ja 1000 eurot tasku pista. Ja kes teab, äkki pärast esimest edukat diili hakkab see kolmik lõpuks ka paremini läbi saama. Kas siin? Proovime korra siin. Jaa, see on ussipind mees. Tule ussikene, tule issi juurde. Tule ussikene, tule issi juurde. Tule ussikene, tule issi juurde. Uss! Oli väike, oli. Oli jah. Su laul aitas. Tule ussikene, tule issi juurde. Issi juurde. My god. Soolvesi läheb käima. Oh my fucking god. Soolvesi läheb käima. Ma räägin, see on täpselt see... Oota. Kus ma panin ta? Siin. Ta magab, leht magab. Ta isegi ei liigu mees. Leidsid tegi ussikas või? Jaa. Jälle isegi ussi laul. Jaa.
me võime selle lauda. Me kuulsime kõik, me kuulasime siin. Okei. Mis te panete soola siia, mis te taktika? Ma kaevan edasi, siis sa lükka soola. Me hakkame seda raisima siia. Pane sinna poole, ära sama seerias ja pane, võta mingi teine eri. Tule ussikene, hüppa pange suurde. Tule ussikene, hüppa pange suurde. Tuligi! See on no way, bro! Mees, meil on juba 3. Tule vaata seda ökokihti siin. Kas te näete neid või? ja väiksed ussikesed, aga nendest vist ei piisa sul. Kus on väikseid lapsi? Seal on suuri papsi. Väga õige. nii armas. Suur. Tule ussikene. Ja tulevad selle see soola asi töötab reaalselt. Vaakene. Soolvesi ajab välja nad. No nii, miga me räägib? Tule issi. Raisk, vaata seda. Me pistaks isegi põski. Paneme kinni, oleme viisakad poisid. Ussid on käes, mitu umbes saime oleks? On siuke 20 tükki kindlalt. Põhimõtteliselt mina ja Alex oleme ma ei tea, hullud. Eesti mehed, Me käisime puusepuid toomas endale varjundiks ja pehmenduseks, siis järsku oli laks tehtud. Nüüd võtame ussid ja lähme kalale, sest aega pole raisata. Ma olen vist vähe vett joonud, sest mu pea valutab veits. Mul on täpselt sama, jama. Mina saan ka kalast osa, mina saan igast kalast 30%. Kui püütakse 10 kala, saan mina endale 3. Kadunud, peavool kadunud. Ma võin terve öö väljas olla. Alex sööb imelikke asju metsast. Me peame rääkima sellest. Contenti jaoks võiks ikka. Jätame siin kaadrist võtate, siis näete, mis ta sõi. Kuidas õng tundub? Ma arvan, et sellega täitsa purjetab. Oi, kui püksid härra. Mis poest need on? Decathlonist, super toode. Näevad väga head välja. Kas siin on üldse kala, aga me ei näe neid. Kus see läheb, see pole nii oma näha. Ja tšau, Hensu. Sai minema või? Päriselt. Okei, siis ma... Mis on söödud? Ei! Okei, ma võin uuesti sellest. Uus, Eela, uus. Okei, mul läheb, tahad ise teha või? Ei, sinu kätega pandud sees toob kala õnnega. Ise ka kuuled seda. Kuidas kalapüük edeneb? Üks sai minema. Rahulikum. Kala kardab, jah. Sorry. Kaua see puhkanud oled siin juba? Päris kaua. Oli veel. Mida? Ei, ma tulin just päeva tööd tuleb teha. Ma lähen sealt nagu kaldalt püüdma, mul on siuke tunne, et sealt saab paremini püüd. Toon sulle pakku siia perse. Ops, võt siit peab tulema. Mees, ma olen sellest ilmselt. Ootab tšeki. Tšeki. Oli vaja räigelt kannatud. Oot. Alex, no. Asjad, no. Libe, kurat. Sarje, poiss! Ante puderid! Alex, you crazy, bro! Elu on Minecraft, ma ütlen. Mees, mida me täna teinud oleme? Nagu päriselt. Me teeme Ender Dragoni täna ära selle reidiga. See on teie suve parim päev. Ehitate nagu OP-unni. Püüate mingi kala kinni. Kus see kala nüüd on? Siin purgis. Muidu ma panin. Oi. Talle meeldib hüpata. Läheb paaseks. Võta! Kurat, on nii suur lehm. Perse! Võta siia poole. Asset, no. See on ju mingi korralik vana on see. Like and subscribe. Ei, aga reaalselt, kui sulle see video meeldib ja sa tahad, et me veel selliseid suuri kollääbe korraldaksime, siis parim viis aidata järgmisele videole kaasa on pannes sellele videole üks like. Ja meie kanalile subscribe. Ning tegelikult aitaks ka tohutult, kui te meid Instagramis jälgiksite. Ja vastutasuks töötame väsimatult täna kuni igavesti, et teile alati parimat sisu pakkuda. Seega suur aitäh kõikidele, kes praegu need paar klikki tegid. Ja loomulikult oleme ülitänulikud ka kõikidele varasematele Gossipi jälgijatele. Aga davai, me ei hoia sind rohkem kinni ning lähme videoga edasi. Like and subscribe. Sellest saab juba liha. Ma kardan, et see väljakutse kesib pikemaks, kui algselt plaanitud oli. Ma söön sind ja naudin sind. Jumal, Jeesus, bless you with this fish. Ma loodan, et järgmine elu on sul tore ja ilus. Sa ärkad modellina, Instagram modellina, 1 triljon followeri. See elu polnud sinu vastu õiglane. Ta oli väga õel. Sind sööd ära kuskil YouTube'i videos. No, bro!
sama suur ju nagu leht. Sa juba tead, kuidas teha, nii et... Ei tapa ise, ma olen süütu mees, ma olen tähkujul kalad, ma ei saa kala tappa. It don't work like that. They're my own species, bro. Hoia siis. Mine persse, hoia siis. Oh hell no, Alex. I said goodbye, bro. I said goodbye, bro. kalad on ikka kõva. That's crazy though. See on väga crazy. Naised tahavad lilli. Mina ütlen, vii neile kala niimoodi. Kui keegi meest tuleb sinna juurde. Palun, kallis. Fish and chips. Jah, fish and chips sulle. 10-eurone õng Decathlonist. Ülilihtne ka igaüks saaks nagu astuda. Üldse Decathloni tahaks siinkohal tänada, et nad selle väljakutsega on kaasa tulnud, meid toetanud igasuguste varustuste ja ka kingitustega. Ja muidu, kes ei tea, mis on Decathlon, siis Decathlonist saab kõige parema hinna kvaliteedi suhtega spordiasju, matkamisasju. Ei, aga reaalselt Decathlonist mingi 10 õppe. Tavai, läheb järgmine, vaatame, mitu sekundit läheb. Ja läheb sisse, paneme taimer käima. Fucking 2 sekundit. Ta on suur nagu leht. Me saime 3 kuud. This video is never ending. Ma korraks pöörasin endale ja juba kala tuli. Sa võid seda olla lõpsti. Kuidas see võimalik on, et nad nii palju kalu kätte saavad? No võt. Oi! Ahven! Surmaks on. Ma näitan, kuidas ahven. Äkki tead, sulle on ju siin ka protsent. Ma tean, muidugi ma tean, miks ma seisan siin. Miks ma muidu seisaks siin? Oi! Kala! Oh, we're eating good today. Vaesed ülejäänud osalejad. Ja nüüd pati viimasele päevale, kui me kõik nutame. Jah, Miila, sul on õigus. Ega väljakutse lõpus asjad enam nii kerged ja lõbusad ei ole. No, kõigepealt vaatame siiski, kuidas osalised elavad öö üle. Ning nagu metsaekspert ütles, tuli võib otsustada elu ja surma vahel. Ning just seetõttu paneme järgmises väljakutses proovile osaliste tuletegemisoskused. Tere tulemast taas, kallid võistlejad, võite valida endale kohakese. Nüüd teie ülesanne on teha sellest tulepulgast ja loodusest leitavatest vahenditest selline lõkke, mis põletaks kõik need nöörid läbi. Ja te ei või kasutada ühtegi asja, mis on inimeste tehtud, välja arvatud see tulepulk. Igatahes, see, kelle lõke suudab esimesena nöörid läbi põletada, võidab õiguse kasutada järgmised 24 tundi lõputult meie kuivi küttepuid. Seega, kui onnis peaks öösel liiga külmaks kiskuma, siis selle ellujäämismängu võitja saab endale luksuse veeta väga lihtsalt esimene öö soojas lõkkevalguses. Oota, aga küsimus, kas me ei või lihtsalt teha... Viikt. Ei või või? Te peate tegema lõkke siia, mis põletab nööri läbi. Ei või ka võtta tokki ülesse. Kas te ei karda, et läheb pimedaks kohe ja siis me eksime erametsa? See ongi loomulik. Aga alustame siis kiiresti. Väga hea tule hakataja või hootule andja on kuuseokkad. Ensu saad hakkama. Ma loodan. Mul on väike trikk on ka. Kuna õhtul on õhk niiske, siis metsa alt on raske leida kuiva ja kergesti süttivat materjali. Ossa, kuidas sa leidsid? Ma enne tahtsin, ma enne, et öösel on äkki vaja. Wow, see on küll väga hea. Hensul vedas, sest et tema oli juhuslikult juba päeval kergesti süttivat materjali endale korjanud. Wow, see on küll väga hea. Kas sa parem keralt seda näppinud täst asja või? Ei, mul ei ole seda teega, et ma kasutan esimest korda sükstesse, vaata mis saab. No läheb väga hästi. Okei, plaan on olemas, selge, kuidas see töötab, nii teada. Oh my god, see on actually cooked. Kuidas läheb? Ma praegust kommentaare ei võta täpselt, sest et ma ei saa hakkama eluga. Ma isegi ei saa seda tulemasinast sadet. Olete te varem tulepulka kasutanud? Ei, never ever, bro. Oh, ma have to lock in, guys. Wow! See kuradi vana, ma leidsin meta. Siit tuleb suitsu. Suits. Ära suitse, Hensu. Issa jumal, mis toimub? One day see läheb kuumaks. Nii huvitav on vaadata, et see nagu tundub ju nii lihtne, et see lihtsalt teed särtsu ja asi läheb põlema. Aga millegipärast neil see eriti hästi ei tööta praegu. Miks ei tööta? No ärge segage siis praegu. Miks ei tööta? Kusjuures ma kardan, et ma olen seal mingi, kas ma selle ära kraapinud või... Oota, op. Pidevalt on mul mingi meta käes, siis mul kaob see ära. No puti, tule tegemine ei saa ju nii raske olla. Kas valesti? Meil on tuli. Selge. Meil on tuli.
ja tõesti, Hensu Kusta saigi esimesena leegi kätte. Kuid väljakutse pole sugugi veel läbi, sest lõkke kasvatamine on väga delikaatne protsess. Henri on saanud tule ja see tuli ei ole väga tugev. Mõelge, et te olete külmal talvel, te olete külmumas, kondid on külmad, te värisete. No liiga kaugel ei ole. I'm dead. Ei tea, kõrval mingi haige lõke käib ja Mul on tunne, et siin nagu hakkab juba midagi juhtuma. Ma ei tea. arvata või? Ma arvan, et veel mitte. See on väga. Tehke rahulikult. Sellega. Ei ole ta midagi. Aga vaata, et see ära ei sure sellest rahul. Lõket tuleb kasvatada nii rahulikult ja õhuliselt, et väike leek ära ei lämbuks. Aga samas on ka kriitiline viga halb eeltöö, kus sul ei ole kogutud piisavalt materjali, et lõket lõpuks täielikult välja arendada. Mul on materjali vaja, aga ma ei saa minna ju. Ja siin ongi näha, et Hensu ei kogunud alguses piisavalt tule kasvatamise materjali. Seega ta korjas lõkke kõrvalt niiskeid lehti ja lämmatas sellega hoopis tule ära. Aga nüüd sai esimese leegi üles hoopis Gerhard. Let's fucking go! Too perset sinega praegu. Väga ohtlik. Issand jumal. Sul on võimalus. Oota, ole tasa. Ära räägi midagi praegu. Ma ei tea, lihtsalt lõpuks kuidagi juhtus. Tuleb kera ju. Hoia kätega riskina, see on väärt. Peaaegu, ta on juba sulab vaikselt. Ma tean, ma näen, ma pean tooma. Aia, midagi juurde. Ära nuta, Gerhard, pane. Ma ei julge minna ära, sest ta kustub ära vahepeal. Põle nüüd. Põle. Enne ma ütles laul neid ussi saada kätte, et nüüd äkki tule laulukene. Ei tea. Vend oli nii lähedal lihtsalt. Gerhardil olid palju paremini valitud oksad, kuid neid oksi oli siiski korjatud liiga vähe. Väikene puhkepausikene, näpud ilusti siia sisse ja hakkame uuesti. Massaaži vahepeal tegema. Realest shit I've heard nagu. Metsaline ütles ma täna, kasutage puuvaiku. Esimene tõin nii palju puuvaiku vähekesed puuvist tahtsin ja ei tee mitte midagi. Sa oled inimesed valetamas. Ja see ongi lihtsalt niimoodi. Siin sääsaponnid näos ja lühin nagu mingi segane. See leeg tuleb nii ootamatult, et siis nagu unustad kõik ära, mis plaan oli. Ära tõmmata. Saaks käed ära püsti sellest vaigust. Thanks, naine. See on Miila quote. Thanks, naine. Mõtled, teine võiks seda aidata kuidagi, aga ei, keeras ka arvu lihtsalt. Mul lähevad juuksed enne põlema. See on hea mõte, oota. Yo, that's a good idea actually. Võta paari jalad arvu. Tuli. Laulmine aitab alati. Kas surrender saab panna lihtsalt või? Ma ei tea, see väljakutse osutus palju raskemaks, kui oli arvata. 30 minti juba lihtsalt. Ma arvan, materjal on kaameriks, see teeb ta raskemaks. Teine, mis läks lihtsalt, see oli ju taskust mul. 30 minutit rühkimist, lootust ja pettumust hiljem hakkasid osalejad ükshaaval alla andma. Nüüd kantsid alla? Jaa. Liivari Kovase peal proovid seda teha? Ja üks on läinud? Ma ei isegi tea. Aga mul korra nagu, kui ma tegin rahulikult niimoodi. Mehel on tahe suur. See on isiklik juba. Suve masinaga. Why this not work? Okei. Coming strong. Tuled tagasi või? Jaa, ma teen materjali juurde. Teed kütma jälle. Allandi. See on kaamera või? Gerhard või? Kas see filmib? Kaameramees või? Vaata, allaandmisel on taktika. Saad aru, et
ma vaatasin Avatari, onju. Ja seal üks meister andis alla, et ta linn võtta üle ja ta pärast oli seal linnas sees vangis ja võttis linna tagasi. Nii et sa pead teadma, kuna alla anda, et võtta pärast tagasi. We're winning with the fish. We gotta. Live in your movie. Ühesõnaga sellega väljakutsega on nüüd niimoodi, et keegi ei saadki sellega hakkama. Ja Gerhard küll proovib, aga oleme ausad, siin on juba üle poole tunni läinud mööda. On siin hommikuni. Oled hommikuni või? Jah. Aga sa ei taha tulla teiste juurde, jah? Ma proovin natuke veel, natukene. Hää küll. Peab tulema, jah. Kuigi Gerhard proovis veel küttepuid võita, siis teised osalejad liikusid juba õhtuste söögirituaalide juurde. Oliver, mis teed? Kütan pannkoogid kuumaks. Hakkab ülestuni. Spetsialist ütles, et keetmine on kõige parem. Me tahaks presenteerida enne kala tegemist uut laulu. Kala, 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 kala. Kaunis oli. Väga kaunis. Väga huvitav, mis see tehnika on siis? Kõik asjad, mida te kasutasite väljakutse raames, see nöör ja need 2 pulka ja see alus, te võite neid kasutada. Näed, oleks pole võtta sees. Päriselt võib seda kasutada. Jaa, muidugi saate. Ma olen kunagi, ma olen nagu laps mänguasja poeg. Noh, sa ei kujuta ettegi, kallis. võta kõik kaasa, mis võimalik. Kõik kaasa. Väga õige. See on parim päev üldse. Pea ära lihtsalt, jah. Sappi ei tohi katki teha. Muidu voolab, jah? Nüüd läheb see mingi roheliseks, siis on veits vale. Lõputselt. Hea idee kokk siia võtta, see oli bängeri tee, kurat. Jumal, ja hea, et ta meie tiimis on. Oleks on tõesti kõige parem mees üldse nagu. Meie tiimis. Meie tiimis, mis tiimis? Väga ära tõusma nüüd. Me ei ole. Mis tiim? Meil on läbi. Roosa paru, mis power tal on. Kas pole mitte armas? Peale pikka rüselemist, vaidlusi ja võimuvõitlust on kõigile kasulik koostöö lõpuks teinud Miilast, Krissi ja Aleksi tiimiliikme. Nüüd võib küll väita, et meil on üks tugev 3 tiim versus 3 üksikut ellujääjat. Aga vaatame, kui kaua see liit kestab. Oleks äkki tahad seda mütsi või? Jaa. See oleks üli hea ju. Oi, sul on käed sitased. Ole, okei. See abikaasa paneb sulle äkki. Sul on käed mustad või? Ütleme abikaasa juba või? Te olete samas voodis ja... No ja... Sa kutsud seda koduks. Sa magad üles kui näed. Ma ei tea. Ma ei ole nii kaugele jõudnud, et magamine mõelda. Nii, süga. Ei, ja sealt kahe nattaga enda poolt. Siit või? Ja süga sealt tugevalt. Joo, siik ideaalne! Lase sealt alati. Mida ma silmadest nägin? See oli praegu super. See on nagu... Straight back to work. Aga lõpuks murdus ka Gerhard. Ma korras kuulsin. On see kokased ja võrk ka peal. Ma nagu no way, bro, ikka veel üritab. Aga ära anna alla. Ma jätkan homme hommikul. Tekkis. Kuidas on kaotada? Ma ei kaotanud. Ma võitsin, ma olin kõige kauem ja ma ei andnud nii kergelt alla. Ja see, et siin need teised niimoodi alla andsid, see näitab, kui lihtsalt alla antakse. Vot see on kõva suurus ju. Kas keegi teab, kas see on särg või mis see on? Ilus filee. Extreme cooking. Rauno on ka seal peal või? Te võite kala mingi nime ju? Ja Rauno on. Rauno on ka seal. Rauno on see vasak. Rauno on ta pere. Ma tulen, Taavi. Kuhu sa tuled mu kõhtu? Kishilöki passen. E-vitamiini. Kõik on parim asi kala. D-vitamiini. Kuule, need kukeseened on ka seal kuskil pingi otsal. Siin on kukeseened. Kuule, aga sellest samast kalapuljongis on kukeseened päris head olla. Ja samma peale. Kukeseeni võiks teha küll. Mis hästi vähem või? See, kuidas Oliver vaatab seda sööki praegu. Ma on nagu Salt Bay klient praegu. See on veits sama küll, et me oleme ikka eri tiimides ja me peame ühes kohas sööma ja kõik peavad vaatama, kuidas mingi vahe mingi, et no saime täna kuradi kitse vaata, siis mingi praed siin vaata, siis mingi kõik on mingi, et tahaks ka nagu.
kõige suurem, ma arvan, universumi probleem oli see, et nad panid 2 kuradi täis hullu kokku ja nüüd me lihtsalt nagu, me lihtsalt keneme, nagu me bounce ime nii palju, et me rast olemegi varsti, homme me olemegi Tarzanid, noh. Let me eat it. Oh. Nuusta, sa ei saa. This is crazy, bro. Really, bro. Joo. Oota, kalassa. Mõlemast. See kukkes. See on parem kui kuradi kodus. Aga see su kala või? See on Toomas. Miks sa kõik ei võtnud, sina veel? Ole lahke, kukkesööne. Ma kuradi, kas minu seente vihkamine praegu muudetakse ümber või mitte? See seen maitses nagu kala juba. Väga okei materjali. Andke seda seent veel, mine pekki, ma seen söön. Söök, võrratu söök. Kõik on enda kätega, on kreisines. Praegu saab magada. Vara hommikul läheb, siis on kõige külmem. Lähme jälle. Head tööd, Henri. Särg on hästi üle. Tal on mingid sidequestid raudselt. Ta kaob ära kogu aeg kuhugi. Tal on raudselt mingid varud seal kuskil peidus. Oliver, kuidas sinul emotsioonid on? Semud seal kõik jõravad neid kalakesi. Oliver, sa said või? Ma lasen teil süüa. Ei, emotsioonid on väga laes, mulle meeldib see vibe. Ma arvan, et see andis mulle just nagu tahet juurde. Ootame selle ühe öö ära, see on see, mis meid murrab. Ma mõtlen ka, et räägime homme hommikul seda. Jah, mina olen siin. Praegu on hea lõkkeris istuda, toit on. Täiega vaikus on tormi. Tegelikult mõtle küll, kui vihma sajab, on siin jumala kööga ju. Nagu reaalselt. Ma olen esimest korda Kristil teda šokeeritud nägu peas. Oi, aga see on üks asi, mille eest tahaks teda kaitsta, ei saa. Ei tea, kuidas söö dünaamika neil välja näeb. Sa kuuled? Ma ütlen, kuidas ta välja näeb, siis ma ei näe. Nii, näitan siis meie onni ka. Siit on sissepääs. Küljed on muidugi katmata, loodame, et täna survive'ime ilusti. Magamiskott ja ega muud ei olegi. Ja siis demonstreerin teile jaaniusikast ka. Ma juba magasin. Sa juba magad, on jah? Okei. Sa jääd kiirelt magama. Ja tööd. Chris, my man. Hästi kõnipäev. Nii, mina ja Alex oleme nüüd lõpuks. Suur need illas. Või see öö, võidame ära survive'ida. Siis me oleme suht tehtud mehed, sest järgnevad ööd peaksid olema lihtsamad. Homseks meil on väga ägedad plaanid, mis on seostavad ka treidimist, nii et vaatame, mis me teeme ja hoidke meile pöialt. Let's get it. Good night. Good night. Ja ma esimene, kes läks sealt lõkke juurest ära ja ma isegi jäkku valetama räigelt hirmus. Ja ma ei leidnud oma kohta pimedus üles, kuigi mul oli taskulamp nagu päriselt metsahääled ja siin mingi karud ja ma ei või, äkki olen see mingi kurdi opakas, kes sureb, see on kinni, karud kardavad ja värki, aga mingid muud loomad, ikka ei taha, et keegi tuleb mingi nuuskima siia või mis iganes. On ju? Ma ei tea, külmaks läheb ja hommikupoole, kell on praegu mingi 12 või. Mina avastasin öösel, et madratsi asemel ma olin ostnud hoopis 2 magamiskotti. Ma nüüd loodan, et maaniiskus läbi ei tule ja see mulle saatuslikuks ei saa. Mina ja Alex oleme üleval, sest õues on nii külm. Ma mõtlesin, et teeme veits sooja nagu, sest... Chris ajas meid ülesse ja nüüd ma saan aru. Alguses oli nagu, et mees, sa liiga palju värised, et... Kui meil tekivad tugevad külmavärinad ja vappumine, see on juba see aeg, kus tark inimene saab aru, et tuleb midagi teha. Ühesõnaga, lähme tiirule vaatame, kas Oliver ja Hensu on olemas üldse. Kuule, aga võta see nuva kaasa, just in case. Keegi mingi krõbistab seda kuradi telkisi, ma ei tea. Siis käis mingi tumpu, käis kuskil kauguses ka veel ja ma ei tea. Nagu mul on lege hirm. Ja ma just lähen sinna lõkke äärde, sest ma olen nii kaugel teistest ja mul ei ole siin lõket. Ma ei taha, sest ma kardan traumat loomadest ja... Fuck, noh.
daamid ja härrad, esimene on langenud.